Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 37. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame Pärnu huubis. Täna ma kutsusin külla ühe mehe, kes ütles mul väga tabavalt enne, et kokad ongi veel esindamata. Tere tulemast, Erki Ruuber. Tervist. Kuule, alustame raamatust. No see on juba tegelikult väga vana raamat. See raamat sai äkki oktoobrist 4 või saab nüüd 5 või midagi, 4-5 aastat midagi sinna kanti. No tavaliselt on nii, et kui keegi on raamatu kirjutanud, algul on see lend hästi kiire, kõrge, eriti kui sul Jesper Parve on nagu meeskonnas, eks ju. Ja siis tuleb siuke nagu rahulikum periood. Ja, ma arvan, et selle raamatu teine laine on tulemas, sellepärast, et see on tänaseks siis ametlikult nagu läbi müüdud kõikides Eesti raamatupoodides, et teda ei ole saadaval. Teda on saadaval ainult kas minu käest või siis ainult veel kirjastuse käest, kirjastuse e-poest Jesperi käest nagu on ka veel saada, et sealt on veel saada, siis ma arvan, et see teine laine, sest mul on endal niimoodi pahatihti olnud, et tahad mingit raamatut, sa avastad, et see on läbi müüdud. Kordustrükki ei tule. Näiteks Antoni Bourdaini avameelselt köögist oli see, et ma pidin 3 korda võtma seda raamatukogust, et seda 3 korda läbi lugeda, kuni ta siis lõpuks mõned aastad tagasi nüüd tuli uuesti kordustrükina. Ja nüüd on olemas sul kodus. Ja ma õnneks sain täiendatud versiooni ka nagu selles suhtes. Tasus oodata. No kindlasti jah, aga siis on see, et ma ostsin selle ära, aga ma seda uuesti lugenud ei ole. No, et kui sa oled 4 korda lugenud, siis miks sa loed nagu 5. korda, aga ta peab olema must be mul nagu raamaturiiulis. Et ma arvan kusjuures, et selle raamatuga see teine laine on mingi aeg tulemas. Aga see raamat on siis millest? Kunagi mul Angeelik Udeküll, kes on Eesti üks väga-väga tippkokk ja ma nimetanud oma kokanduslikuks emaks, et ütles, et ühel õigel kokal peab olema kokaraamat. Ma olen alati mõelnud, et ma teen asju natuke teistmoodi. Ma ei ole lapsepõlvest saadik kunagi need asju teinud nii, nagu ühiskond on arvanud, et võiks teha ja peaks tegema. Ja siis ma mõtlesin, ma kirjutan mitte kokaraamatu, aga raamatu kokkadest. Muidugi ei saa midagi öelda, et Antoni Bourdaini avameelselt köögist on väga suur inspiratsioon mu jaoks, et olla siuke toores ja võimalikult aus ja otse nagu öelda, nii nagu asjad juhtunud on. Mis ma välja sellest raamatust on jätnud, ma olen jätnud sellest välja nimed, sest et seal on Eesti kultuuriruumist väga aktuaalseid tegelasi, on ka Pärnu linnast väga aktuaalseid tegelasi, et ma selle osa olen nagu meelega välja jätnud, et eks igaüks saab siis ise otsustada, kes see võiks olla. Kas need inimesed, kes siin sees on ja ennast ära tundsid, on tulnud sulle ütlema ka Herkimps tegid? Kusjuures ei ole, aga teised inimesed on küsinud, kas see võis see olla. Siis ma ütlesin, aga see on sinu arvamus, ma ei võta omaks ega lükki ümber, et tegelikult ma ei ütle, kes need inimesed seal sees on. Ma ei ütle ka seda 4 silma all teistele inimestele, et see on midagi, mis jääb minuga ja nii ongi nagu selles suhtes. Ma arvan, et see ongi see kõige suurem võlu, et kui see väike saladusloor jääb õhku, et kui sa selle juba välja ütled, siis on see, ma teadsin, on ju. Yeah. Aga nii kaua, kuni sa seda välja ei ütle, siis on see, ma võtan uuesti vaatan, äkki siiski ma nüüd leian siit uue vihje, on ju. Täpselt. Et seal on äkki 47 või 49 erinevat juttu, ilukirjanduslikku ja kõik nad on siis päriselt sündinud, et 100% selles osas dokumentaal, et ma võin ainult nii palju vihjeks öelda, et see ruum, kus me huubis oleme, et see oli kunagi Tex-Mex, kus ma kunagi töötasin ja see ruum toitlusasutus on esindatud selle raamatu kante vahel, aga 49-st võite siis ise edasi arvata, milline see võiks olla. Ja et ikkagi temast teha kokaraamat, siis me oleme sinna sisse valinud 3 retsepti. Okay. Ainult 3, aga me otsustasime Jesperiga, et kui raamat kokkadest saaks nagu nüri, et ikkagi nagu peab mingi lisandväärtus olema ja tema sisukord on hoopis teistmoodi. Me ehitasime selle üles nagu menüüna, et tal ei ole, kui sa raamatu lehekülje numbrid sealt vaatad, siis meil ei ole sellist kronoloogilist nagu järjestus sellele asjale ja igale peatükile on siis toidust inspireeritud nimi. Ja siis vastavalt selle loole, mis nii-öelda toit mul seostus, siis vastavalt sellele me panime selle nime ka nii, et ta on siuke paras segu 7, aga samas midagi sellist Eestis veel tehtud ei ole. Miks köögikurat? Noh, eks meis kõigis on väikene kurat peidus. Raamatu pealkirja otsimine vist on üks kõige raskemaid tegevusi üldse on ja Jesper ütleb seda, et pead veiniklaasi taga tähti vaatama, et siis kui inspiratsioon peale tuleb. Mul tuli see köögis, ma helistasin Jesper, kuule, mul on siuke mõte, teeme niimoodi. Muidugi, see on nii hea, lihtsalt teeme ära nagu. Et see oli nagu selles suhtes hea, et Jesper oli kohe selja taga mul nagu täiega. Kui ma kirjutama hakkasin, ma kirjutasin seda, ma arvan, äkki 1,5 aastat, 2 aastat peaaegu. Et mõned asjad olid emotsionaalselt hästi rasked. Ma mäletan täpselt ühte peatükki, mis ma kirjutasin selle ära, siis ma ei võtnud faili 2 kuud lahti. Wow. Ma jõuludaeg kirjutasin, uue peatükki alustasin alles veebruaris, ma ei võtnud 2 kuud isegi arvuti faili lahti, ma ei suutnud tegeleda sellega, sest see
on paremaid ja halvemaid mälestusi erinevatest aegadest, mis on sinna raamatukante vahele saanud, aga mõni on nagu päris valus ja sa nagu kirjanikuna siis elad seda kõike läbi, kui sa visualiseerid ja asja, et sa mõtled sõnastuse peale, mõtled, kas komakohad on õige koha peal, sa mõtled kõik nagu detailideni läbi, ka selle olukorra, mis oli, et seda võimalikult ehedalt kirjeldada, aga samas mitte nagu päris inimestele siis haiget tehes nagu, et jah, selles suhtes oli see nagu sihukene. Mina ütleks, et see on teraapiline protsess, et sa mingid nagu probleemid, kui sa enne vaid vihane, siis nüüd pärast seda on nagu sul suht savi nagu, et võib-olla see on mingi kättemaksu isu, mis on ära rahuldatud või on siis see, et sa said sellest endast välja kirjutada, ma ei tea. Eks siin peab psühholoog analüüsima seda ilmselt, ma oskaks vastust selle küsimusele öelda. No suures plaanis polegi vahet, peas, et see nagu andis mingisuguse ägeda tulemuse ja raamat on ju väga äge tulemus. Ja raamat on väga äge tulemus, enamasti me oleme head tagasisidet selle kohta saanud. Muidugi on ka vastakaid tagasisidet, mis on, et üks mu sõber või tuttav peakokk ütles, et ei oleks pidanud kirjutama seda raamatut, et see oli liiga aus, et see võib-olla ei tee meie sektorile head. Tema oli samal ajal ka restorani omanik, siis ma ütlesin, et aga äkki pead sina nagu omanikuna peeglisse vaatama. Selles suhtes, et kui sa tunned ennast puudutatuna, äkki sa pead siis oma tööliste peale rohkem mõtlema nagu selles suhtes, et kui sul oli liiga äratundmisrõõmu võib-olla sellest raamatust. Enamasti ma olen head tagasisidet saanud, mõned negatiivsed, aga ma saangi aru, et inimesed on erinevad, arvamused on erinevad, et olles selles businessis nii kaua olnud ja kõik on alati suured toidukriitikud sinu toidu osas, siis mul on see nahk nii paksuks läinud, et mul on suht savi ausalt öeldes. Kuidas sinus kokkamise kirg tärkas, kuidas see teekond alguse sai? Tegelikult see ei saanudki algust nagu selles suhtes. Ma ei osanud süüa teha ja mul ei meeldinud tegelikult nagu ausalt öeldes süüa teha. Ja mul ei läinud põhikoolis kõige paremini ja siis ma mõtlesin, mis ma tegema hakkan oma eluga nagu, ja siis mõtlesin, et okei, kutsekas peab minema, et mujal ma niikuinii ei saa. Ja ma sattusin natuke valesse seltskonda ja valede inimestega läbi siin ja ühesõnaga jah, nooruse lollused, ütleme, võtame seda nii-öelda kokku. Ja siis ma mõtlesin, aga mida siis õppida seal kutsekas nagu, siis mõtlesin, et aga Erki, kuule, et see kokatöö, see on paras naiste eitide töö nagu, et järelikult on palju ilusaid klassiõdesid. Et ainukene motivatsioon, miks ma üldse läksin kokakooli, olid erinevad tüdrukud. Ega ma koolis ei tahtnud väga kokaks saada, ega keegi ennustanud, et minust mingi suur tippkokk tuleb ja asja, et pigem õpetajad ikkagi mõned seal tol hetkel ütlesid, et me ikkagi ei näe sust potentsiaali, me ei näe seda kokakirge, et äkki tahab midagi muud õppida, siis ma ütlesin, et teate, et ma olen tegelikult juba 2 aastat aega ära kulutanud. Ma olen selline inimene, et kui ma midagi ette võtan, siis ma teen nagu see raamatki, et ükskõik kui kaua aega läheb, ma teen selle ära. Ma ütlesin, okei, ma teen selle kokapaberid ära, kui mul midagi ei meeldi, vaatan mingi muu asja elus, tegelen muude asjadega nagu. Ja siis kuidagi viimane pool aastat, aastal siis ma arvan 2007, 2006, see aeg kokanduslikus mõttes oli hoopis teine, kui meil täna nagu on, et see on täpselt 20 aastat tagasi. Ja siis sattusid esimesed korda Rämsi saated, esimesed nagu. Täna sa teed veebi lahti ja igal pool on, aga too aeg ei olnud see päris nii lihtne nagu selles suhtes. Ja mind inspireeris näiteks see, et kokad võivad nagu eriti ülbed ja eriti nagu ausad olla. Et kui vend julgeb telekas fuck välja öelda, et siis järelikult vennal on mune, et see nagu, mind nagu see elustiil või see rockstarilikkus või nagu see nagu inspireeris isegi rohkem kui see puhas kokkamise tegema ja siis tegelikult eks ma nagu natukene järjest hakkas see toidu tegemine meeldima ka nagu, et ja nii ta on nagu niisuguse orgaanilisena läinud, et. Aga nüüd tänapäeval, mis õpetajad ütlevad sulle, kes omal ajal ütlesid, no Erki võib-olla pole päris see. Ma ei tea, me pole sel teemal nagu otseselt rääkinud. Me pole rääkinud sel teemal, ma ei ütle, kes see oli, ma ei ütle, kas ta enam töötab seal majas, aga me ei ole sel teemal rääkinud üldse pärast nende õpetajatega. See raamatuga tegelikult tagasi tulles on üks väikene püant ka veel, et kui ma käisin põhikoolis, siis mul klassijuhataja oli eesti keele õpetaja, kes ütles, et Erki sinust küll asja ei saa. Ja siis, kui ma selle raamatu välja andsin, see raamat oli müügi edetabelites Eestis 5-6, top raamat oli too hetk nagu enne. Ja siis ma läksin, koputasin ta klassi uksele ja kinkisin seda raamatu, ütlesin, et näete, ma ei oska nüüd lihtlauset moodustada, aga ma kirjutasin raamatu, mis on praegu bestseller Eestis ja ma teenin sellega nagu päris nagu, ma ei ütle, et kirjanikud Eestis raha teenivad, aga alguses mingi honorar sul ikkagi tuleb enne sellega, et see nii mõnigi õpetaja palk, nagu mida ma teenisin, et aitäh minusse mitte uskumise eest, et see oli nagu kütus mu mootorile. Ja kuidas ta selle vastu võttis siis? Tema võttis selle väga hästi vastu selles suhtes, ta oli nagu väga uhke selle üle, et ikkagi tema õpilane ja ta oli kirjandusõpetaja ka ja eesti keele õpetaja ikkagi raamatu välja andnud. Ta ütles ka, et ikkagi nendest, kes koolis ei näe, võivad elus ikkagi hoopis teistmoodi läbi lüüa, et nii see paraku võib juhtuda. Aga tänasel päeval oled sa ka ise kokanduses õpetaja? Nii on. Kuidas sa sinna sattusid? See juhtus juba ammu, see juhtus nagu tegelikult kas 6 või 7 aastat tagasi.
ja ma siis töötasin nagu siukse pool osakoormusega, hästi väikse osaga seal nagu. Hommikuti andsin tunde ja õhtul olin nagu restoranides. Ja siis lõpuks mingi hetk pidi mingi otsuse nagu tegema, et kas ma jään siis, kumma tee ma valin nagu enne. Et ma mõtlesin, ma olen nagu juba siis mingi 15 aastat kokk olnud ja 10 aastat sellest peakokk olnud ja raamat on kirjutatud, et tegelikult nagu peaaegu kokandusmaastikul on nagu siin Pärnus nagu kõik saavutatud. Et mõtlesin, et äkki prooviks nagu siis, alati on võimalus ju comeback teha. Alati, ma ei ole kunagi öelnud, et ma ei tee comeback, mitte kunagi pole seda öelnud. Täna ma tunnen, et veel ma ei tee seda. Võib-olla ma pole inspireerivat keskkonda leidnud, võib-olla mul ei ole seda sisemist põlemist veel sel määral tagasi tulnud, et nagu kogu oma vaba aeg sisustada köögis olemisega. Ma ei ole seda kunagi öelnud, et ma ei tee, aga jah, praegu mu põhikoht on Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja siis nii-öelda privaatkokandus ka. Privaatkokanduse juurde kohe jõuame. Kuidas on see õpetamine arenenud selle ajaga, kui sina õppisid ja kuidas sina täna õpetad? No eks see ole arenenud nagu, kuidas ma ütlen, ikkagi nagu väga palju, sest et ikkagi Euroopa on lahti läinud, õpetajad käivad ennast täiendamas välismaal. Ma olen ise käinud Haagis, Valencias, erinevates Euroopa linnades ennast täiendamas, võistlemas õpilastega. Ma olen ise kokana võistelnud, mul on õpilased tulnud vabariigis auhinnalisele kohale, et see on nagu arenenud päris tublisti ja mis ma kõigepealt ütleks, et tehnika on arenenud kõvasti nagu selles mõttes, et kui mina ikkagi koolis olin, siis ma tegin nii, et ahjuks tegin lahti, ahjuks jäi mul kätte. Niimoodi ma tegin lõpueksamit, koka lõpueksamit aastal 2007 nagu, et täna ikkagi, kui sa näed, et need nagu võimalused on hoopis teised, siis ma räägin, et ma imestan üldse, et me elus oleme minu põlvkond kokkasid, ma imestan, et me üldse midagi süüa teha oskame nagu selles suhtes, et täna ikkagi nagu siis too aeg sa pidi palju leiutama, täna on sul ikkagi nagu iga asja jaoks on kõik vahendid, töövahendid olemas, sa ei pea mõtlema, leiutama, kuidas mingeid uusi asju teha. Aga kuidas need maitsed kokku sobitatakse? Et kas see ongi niimoodi katse-eksitusmeetodil või antakse koolist juba mingi põhi või kuidas see loominguline pool on? See loominguline pool tuleb inimesest endast. Et nagu mina ütlen selle kohta, et selle asja nimi on kulinaarne loogiline mõtlemine ja see tuleb ainult nagu läbi kogemuse ja ennekõike peab su endale meeldima süüa, et heaks kokaks saada, sa pead tunnetama maitseid ja see tuleb ainult läbi kogemuse. Ehk kui sulle meeldib palju süüa, siis tuleb suure tõenäoliselt hea kokk ka nagu selles suhtes, et aga maitsete sobivusest, palju käib katse-eksitusmeetodil nagu selles suhtes, et peekon ja auster ei tohiks kokku sobida, aga nad sobivad kokku, et siukeste asjade peale tullakse vahest läbi eksimuste, vahest läbi mingite imelike perioodide, sest ma ütlen, et kui sul on rahuperiood hinges, nagu tasakaalus oled, see on kõige halvem asi üldse, mis saab olla. Et kas sa pead olema mega eufooriline või mega depressionis, et tuleks hea toit nagu selles suhtes, et siukene hea kuldne keste, siuke hõljumine nii-öelda kokana tegelikult nagu vähemalt minu puhul ei sobinud nagu. Mu parimad toidud tulid siis, kui ma olin kas nagu väga õnnelik, väga eufoorias või siis olin nagu mingi väga-väga rasked punktid olid elus. Sellepärast sügismenüüd olid alati head, et suvi pressib sust nii välja ja siis sa pead seda sügismenüüd tegema ja siis mõtled, tegelikult mul on elu isu otsas ja ma nagu reaalselt ei taha süüa teha ja iga hommik on oksemaitse suus, kui ma lähen tööle aga siis need menüüd, need maitsed olid nagu kõige geniaalsemad, kõige paremad nagu, et. Kuidas see töötab niimoodi? Jällegi psühholoogide pool. Ma ei oska seal vastata, aga nii see on, et võib-olla see ei ole kõigi puhul niimoodi, võib-olla see oli minu puhul niimoodi, et ma ei oska öelda, et. Aga su enda lemmikmaitsed, siuksed võib-olla mitte tavapärased, üllatuslikud, aga mis nagu kokku passivad väga hästi? Ma olen siuke tüüpiline kokk, et ma pigem eelistan lihtsat, aga kvaliteetset näiteks, et mul üks sõbranna peakokk, kes saatis mul üks päev pildi, kuidas sõi kodus purgisuppi. Ma vist ei ole teadlikult eluses kunagi purgisuppi söönud. Et kui mul ema kunagi tegi võib-olla lapsepõlves, siis ma olin sunnitud sööma ilmselt võib-olla, aga niimoodi, et ma teadlikult poest ostan purgisuppi ja kodus seda ise teen. Siukest asja minu elus pole olnud, et ma olen ikka siukene nagu pedant, et ma keedan ikkagi puljongit eraldi 6 tundi vahest kodus ja siis mul on sügavkülmast olemas puljong või siis tavalises külmast nagu pudeli sees on. Et kui ma tahan suppi teha, siis mul on ikkagi naturaalsest puljongist ja mul ikka meeldib kokata ja mul meeldib võid kasutada ja mitte, et see kõige tervislikum oleks ja mulle meeldib, et siuksed ma arvan lihtsad maitsed, aga pigem nagu hästi tehtud ja kvaliteetsed. Miks sa arvad, et või ei ole kasulik? Osad väidavad, et kolesteroolile ta ei pidavat olema kõige parem, et oliivõli on täna ikkagi parem nagu selles suhtes. Et oliivõli ma tarbin ka, ootan iga päev supilusikana, vähemalt 3 supilusikat seda puhtalt nagu. Miks? See annab parema enesetunde, need on tervislikud rasvad. Et kui sa teed trenni või midagi ka, et siis tervislikku rasva tegelikult keha vajab, et me tegelikult tarbime neid transrasvasid hästi-hästi palju peidetult nagu ka suhkrut, et me isegi ei taju neid, et siis ma annan kehale siukest nagu kvaliteetset rasva ka, et siukest eriti puhast neitsili on endale. Issand, kui hea mõte.
mõni võtab pitsiga, mina võtan 3 supilusikatäit päeva jooksul nagu. Et kui ma söön salatit, siis ma nagu panen sinna ka, aga iga päev sa ei söö toorsalatit, mida sa ei maitsesta, siis ma reaalselt võtan teda lusikaga nagu arstirohtu, nagu köharohtu põhimõtteliselt. Ja nüüd ma olen lusikast juba tegelikult loobunud, nüüd ma joon teda pudelist otse nagu selles. Alguses ma nagu, et suutunnetus oleks, et kui palju see kogus on, ma võtsin nagu lusikaga, aga nüüd ma lasen nagu kulinal juba seda otse pudelist. Aga peaasi, et toimib. Jah, ma ei tea, tundub, et toimib. Aga see privaatne kokandus, kuidas sa selleni jõudsid? Ma ei oskagi öelda, kuidas me jõudsime. Ma arvan, et üks mu sõber kunagi tahtis, et ma teeks talle ühte üritust ja siis ma vaatasin, et tegelikult oli päris äge ja siis me nüüd oleme seda turundanud ja teinud nagu inimestel kodudes käinud süüa tegemas, et me pakume restorani kvaliteeti koduses keskkonnas, et see on turvaline keskkond, kus oma sõpru kutsuda, tuttavaid. Me ei ole küll personaalselt 2 inimesele nagu teinud, ikkagi oleme teinud natuke suuremale seltskonnale, siuke 15 on nagu maksimum. Ja miinimum on siuke mingi 5-8 sinna vahesse jääb. Siuke privaatne seltskond, kes ei taha nagu välja minna, et sul on nagu võib-olla kõrvarauas on lapsed või on sul nagu mingid segavad faktorid ja siis käib teenindaja kogu aeg küsib, et kuidas sul läheb, rahulikult ei lasta nagu süüa ja võib-olla ei ole populaarne, nagu sul toidu valmistaja ei käi igas lauas iga käigu järele ja küsi, kuidas see on või selgita, kuidas seda tehakse. Et tegelikult me oleme sinu koduköögis, sa saad iga hetk tulla, täna on see nii populaarseks saanud, ma teen süüa, inimesed on ümber laua, siis ma pean ütlema, kuule, meil nüüd tuleb käik, et äkki me istume maha, äkki me sööme, siis nemad on nagu nii excited sellest protsessist ka olnud, et midagi teha, nagu, et näha, kuidas see sünnib, nagu, et kui sa lähed restorani sööma mehega näiteks, sa ei näe, kuidas see sünnib tegelikult, aga võib-olla sind huvitaks see. Ma võin öelda, et inimesed, kes kutsunud on ikkagi natuke toidu teadlikumad kui see, et nad ei jaga toidust midagi. Nagu eelnev restorani kogemus päris tummine olnud, oleme arutanud erinevaid restorani maitseid, nii üldse nagu pool vestlusõhtuks läheb see tavaliselt üle. Aga kuidas see siis välja näeb? Keegi ütleb sulle, et Herki, mul tuleb 10 inimest külla, mul oleks vaja nüüd privaatkokka, et kas siis hakkate pendeldama ideid menüü osas või... Mul on mingid ideed alati endal, aga siis ma küsin ära, mis tema ideed nagu on. Ja iga ürituse menüü on tegelikult custom made, mis me teeme, et vastavalt siis kliendi eelistusele, et mingid asju me alati oleme välistanud, et üks klient soovis meil hästi nagu näiteks fondaanti. Aga kuna ma ei ole kunagi tema ahjuga küpsetanud fondaanti ja ma ei tea, kas see tulemus on alati hea, siis me ütlesime, et me ei tee seda, aga me teeme natuke teistmoodi mingi muud asja, kui see sobiks nagu selles suhtes. Me põhjendame ära, miks me ei tee, aga selles suhtes me tuleme alati nii palju kui võimalik kliendi soovidele vastu, et me ikkagi kasutame tema pliiti ja tema ahju, aga kõik ahjupliid on erinevad ja lihtsalt me ei taha seda riski võtta, et meie jaoks on see kvaliteet ikkagi olulisem, et kui sul ikkagi mingi pärast seal nätsakas browni on mitte fondant, siis sorry, aga kuidas ma selle samas nurgas siis vaatan kliendile otsa, et sorry tegelikult, ei tundnud niimoodi välja. Ja siis pärast saadame talle arve järgi, et aga ole hea, maksa ikkagi arve ära. Nagu. Et see ei ole nagu kliendi suhtes aus nagu selles suhtes, et need asjad me oleme välistanud, jah. Aga kuidas sulle tundub, et kas see on juba selline, mida me kodudes hea meelega vastu võtame, sellist privaatkokandust või kuidas sulle tundub? Vaadates nüüd, mis maailmas toimub, Eesti on alati nagu paar sammu taga. Täna see protsess nagu hakkab tasapisi tõusma, aga me oleme ikkagi veel nagu lapse kingades. Täna on nagu see, et kui sul nagu kutsutakse koju, siis mõeldakse, et jess, ma saan täna nagu Lätist alkoholi tuua. Šampanjat pakkuda, mis ma toon Lätist pool odavamini, aga maailmas on ikkagi niimoodi, et privaatkokkadel on kaasas ka sommelier, kes sobitab joogid näiteks nagu selles suhtes. Täna meil nagu on see, et ma saan odavama hinnaga kui restoranis toit, ma võin öelda, et ma arvan, et meie toit on parem kui enamus restoranis, ma ei ütle kõigis, muidu on äkki solvujad pärast, et enamus restoranis me teeme paremat sööki, me teeme seda odavamalt kui enamus restoranid küsivad ja klient ei pea joogi eest maksma. Ehk see on kliendi jaoks nagu win-win igal juhul nagu, aga me ei ole veel jõudnud sinnamaani, et me kaasaksime sommelieesid ja teenindust. Näiteks ma jälgin ühte toidublogijat, kes USA-s hästi populaarne on ja üle maailmagi 3 tärni restoranides söömas ja siis ta käis ühes privaatkoka söömisel Chicagos. Siis Chicagos 60. korrusel oli nii-öelda penthouse renditud ainult selle söömise emotsiooni pärast 10 inimest, seal oli maailmaklassi šampanjad, ütleme niisugune 1000 eurot pudel, sul oli sommelier, sul oli paar kokka seal ja nii-öelda sa said selle sama koka juurde minna, kui vaadata, kuidas ta teeb kõike nii nagu privaatkokandus toimima peaks, aga see on nagu next levelile viidud. Nagu. Et meil on nagu Eestis natukene nagu veel aega, et mind ei ole veel Tallinnas Tornimäe apartmenti kutsutud ja ma ei ole veel seda rentinud, et õhtusööki korraldada niimoodi. Aga ilmselt tahaks loota, et see on see tee, kuhu me võiksime minna, sest et aasta 2026 peetakse väga suurt privaatdiningu trendi maailmas üldse. Hetkel nad arvavad, et kuskil 24 miljardit on käive sellel teenusel
ja selle teenuse taga on see, et noh, nüüd läheb siin natuke nooruse kapsaaeda võib-olla, et meil ei tule kvaliteetset tööjõudu peale ja väga suured Michelini kokad on ka loobunud sellest ja nad pigem teevad seda sama toitu fikseeritud keskkonnas, fikseeritud pakkumisega ühel õhtul klientidele ja nii ongi nagu selles suhtes, et sa ei pea hoidma seda restorani 5 päeva nädalas lahti, muretsema, et kui sul nüüd üks kahvel valesti on, et kas sa nüüd kaotad tärni või võidad tärni, seda pressure'it sul enam pole, aga nagu see kunst inimese sees on ju sama. Need oskused ei lähe roost, söögi tegemas oskused ja need, kes maitseid tahavad, need saavad seda sama kogeda. Kas samas tippkokandusmaailmas ongi see pinge siis nii suur kogu aeg, et ütlesid, et kui kahvel on valesti, et siis tärn tuleb, läheb nii-öelda? No see oli niisugune utoopiline näide, aga jah, see võib mõjutada päris nagu rängalt nagu selles suhtes, et mul on olnud kogemus, kus mul oli hästi noor teenindaja oli näiteks noorus, pahatihti on hajameelne või ei pane tähele ja see oli nagu ühel Pärnu suvel restoranis ja siis see klient teenindab su lauda, sa kuuled, sa paned kogu oma hinge sisse. Ma töötasin kuni 400 tundi, ma tegin vahest 22 tunnised vahetusi, läksid hommikul kell 8 tööle, ööse 4 lõpetasid, läksid magasid 3 tundi, tegid 18 tundi otsa, et sa paned nagu kogu oma elu, energia ja tervise ja kõik sinna ja siis sa kuuled, et ma ei mäleta, kas meil oli Atlandi merilest oli vist menüüs siis läheb kliendi juurde ja palun, siin on teie heeringas, oih, vabandust, see oli lõhe hoopis, oih, ei, see on lõhe ka nagu, et kui seda nagu sa kuuled, siis nagu siis ongi siuke tunne, et sa tahaks inimest ära kägistada nagu selles suhtes, see ongi nagu see tunne, et nagu sa paned nagu kõik teed endast oleneva ja siis nagu on ainult see sekundi murdosa, kui tegelikult WC-potis see vesi peale tuleb, kõigele su tehtud tööle, et nagu ja see ongi see, mis muudab selle olukorra raskeks nagu selles suhtes. Kui võrrelda kokandusmaailma ja restoranide maailma ka aastataguste ajaga võrreldes, et kuidas meil tänased trendid on, et üks asi on see, privaatkokandus hakkab järjest rohkem tõusma üles, eks ju. Kuidas veel on mingid arenguid? No praegu väga suuri arengud on ikka casual dining. Mis see tähendab? Nii-öelda sükene, kuidas öelda, enam ei ole tipp-tapp, mida taga aetakse, vaid sükene head puhtad maitsed, toekam portsjon ja lihtsam tooraine. Aga see on tulnud selle pärast puhtalt, et klient ei suuda kinni maksta nagu täna tooraine hinda. See on sellest tulnud ja sul ei jäägi muud üle, et sa pead midagi lihtsamat pakkuma, võib-olla vähesema tööjõuga, võib-olla vähesema energiakuluga, võib-olla sa ei saa pakkuda sisefileed, pakkuda välisfileed, mille sa pead natuke vähem raha küsima, võib-olla sa pead natuke teistmoodi töötlema, et nii-öelda lihtsamalt moodi. Ma arvan, et täna on casual dining ikkagi on niisugune nagu lihtsam toit on nagu trendikas nagu niisugune puhtad maitsed ja niivõrd kvaliteetne tooraine nagu. Ehk et siin väga palju ikkagi mängib rolli kogu see majanduslik seis ka. Ja. Et selles osas nagu ongi, et majanduslik seis nagu täna pärsib väga tublisti kokanduslikku ja toidu arengut nagu selles suhtes. Et meil nagu eestlastel eriti, prantslased, hispaanlased, itaallased, neil on suht savi nagu selles suhtes, et nemad jätavad ennem selle bensiini autosse panemata, kui nemad jätavad endale crossanti, brioche või veini ostmata. Et neid see nagu väga ei huvita. Aga meid siin Eestis nagu, meil on see eestlasest mentaliteet ikkagi, mul peab olema parem BMW, kui mul naabril on selles suhtes. Et ennem ma söön nagu ainult puhtad makarone, aga mina Škodaga ei sõida. Kui ma pean Škodaga sõitma, siis ma saaksin nagu hakkliha ka makaroni hulka panna nagu selles suhtes. Et meil ikkagi nagu see restorani kultuuris asi on nagu väheses ja meil on tohutult neid toidlustusettevõtteid. Et konkurents on väga tihe ja kusagilt maalt peab see siis tulema, et see must be'na. Et kui ma suhtlen ka Tallinna kokkadega, ega seal ka nagu väga roosiline see seis ei ole. Mida meil on Pärnu kohta välja toodud üks inimene, kellega ma siin hiljuti tegin podcasti, ta suuremalt osalt on praegu Tallinnas, aga ikkagi ka seob tasapisi Pärnuga ennast ja ütles, et on üllatunud, kui palju on Pärnu suuruse väikelinna kohta, ikkagi pigem väikelinn, ja erinevaid kohvikuid ja restorane, et see pidi täitsa uskumatu olema. Seda kindlasti. Nüüd ma toon Pärnu näitel välja ühe negatiivse poole, mis minu arvates nagu meie toitlustusmaastikku nagu hõlmab ja see on suht kuurorti fenomen. Igal pool on põhimõtteliselt samad asjad menüüs. Igal pool on Caesari salat, igal pool on kitsijuustsalat, igal pool on pasta krevettid, igal pool on kanakreveti pasta, igal pool on burgermenüüs ja igal pool väikse muudatusega, aga menüüd on igal pool samad. Ja see teeb asja kurvaks igavaks nagu selles suhtes. Et kõigepealt pakuti igal pool veisehaket või bœuf tartari. Nüüd ma vaatan, et mis on muutunud, hind on samaks jäänud ja pakutakse veise carpacciot.
sellepärast, et lihakogus on 2 korda väiksem asjatundjana, ma vaatan. Üks asi on lihtsalt pandud, tehtud temast näiteks mingi pall, bœuf tartari puhul ja siis carpaccio on siis imeõuksed viilud laotatud taldriku põhja laiali. Ehk sa vaatad visuaalselt, ma saan sama palju, aga tegelikult sa saad pügada, tegelikult sa saad poole vähem, aga vaatad menüü hindasid, hinnad on täpselt samad. Aga meil on väga positiivseid kohtasid ka nagu selles suhtes, et ma olen üllatunud, et meil mõned on väga head kohad näiteks, et käisin üle-eelmine reede käisin Tuju gastrobaaris, kus ma sain, ma arvan, et Pärnu ühe parima teeninduse ja me sõime seal kogu menüü läbi ja toit oli fenomenaalselt hea. No ei saa öelda, et me kogu menüü sõime, aga ma arvan 90% menüüst me sõime läbi. Toit oli imeline, väga hea ja isegi Pärnu kohta see üllatas mind, mis me nüüd jõuame nüüd nagu selle kurvapunktini, et seal oli nagu 3 kokka, 3 teenindajat, 1 nõudepesi, kui see on avatud köök, see oli kõik näha ja siis kogu õhtu jooksul käis sealt läbi 13 inimest ja see oli reede õhtu. Ma ei kujuta ette, mida nad seal kolmapäeva või neljapäeva teevad, et see on nagu kurb tegelikult, et kui teades, kuidas inimesed teevad nagu head sööki ja sellel ei ole lihtsalt nagu piisavalt tarbijat, see teeb nagu, minul kui kokal hinge sees kurvaks nagu selles suhtes. Aga ma julgen öelda, et ma sain seal viimase mitme aasta Pärnu parima teeninduse. Ma jäin mõtlema selle peale, kui paljud on ikkagi öelnud, et see COVID-i aeg vahepeal oli, et see kasutus üles põlvkonna, kes ei ole harjunud ka näiteks ööklubides käima, et neil puudub selline vajadus ja nad ei taha käia, sest et neil pole seda mitu aastat sellist nagu võimalust olnud, eks ju. Kas see sama ei või mängida ka rolli nagu nende samade noorte puhul, kes ei lähe välja sööma, sest et nad tellivad kiiremini koju? Kindlasti Bolt ja Volt on nagu selles suhtes on nagu ühest otsast on ta ju hea, ta on ju mugavusteenus, kui sul on kiire elustiil, sul ongi lihtne koju tellida. Teine osa, kui sa võtad nüüd seda toiduettevõtjana, siis ma tean väga palju ettevõtjaid, kes ei ole sellega liitunud sellepärast ja nad ei telli läbi Bolti, lähevad ise koha peale. Sellepärast, et see tapaks selle kultuuri välja nagu selles suhtes. Et kindlasti see on mõjutanud nagu selles suhtes. See on 2 otsaga asi, ühest otsast on ta hea mugavusteenusena, teisest otsast on ta saatana käsi, kes võtab meil nagu nii-öelda seda klientuuri siis ära nagu, et see ei saa isegi nagu mulli vett inimesele müüa lisaks. Rääkimata õllest, veinist, karastjookidest või millestki muust, mis ise oled valmistanud näiteks. Lisamüügi võimalus, mis on väga suur osa nagu toidlusettevõtte käibest ja jätkusuutlikkusest, võetakse nagu ära. Selles osas ta on kurb, ühes otsas on ta hea. Mina tellin ka toitu koju aeg-ajalt nagu selles suhtes, ma ei ole selle vastane, aga ma teadvustan nii-öelda mõlema poolt enda jaoks, on hea pool, aga hea ei ole kunagi ilma halvata nagu selles suhtes. Selline privaatkokandus, kui palju sa endal kodus teed selliseid mõnusaid õhtuid ise enda ja oma pere jaoks? Ma ei oska öelda, ma ei tea, nagu, mis inimese jaoks on nagu mõnus või nagu gurmee või midagi sellist, aga nii palju, kui ma kodus olen, nüüd rohkem, ma olen alati kodus süüa teinud nagu selles suhtes. Mulle meeldib süüa teha, minu jaoks on see meditatiivne tegevus pooleldi. Ma ei arva, et hea kokk on see, kes kodus süüa ei tee. Et ma teen nüüd restoranis, et ma ei pea kodus tegema. Nagu. Näita mulle mõnda kirjanikku, kes raamatuid ei loe. Pole sükest kirjanikku. Näita mulle mõnda võib-olla teletöölist, kes ei vaata teisi telesaateid. Meie vaatame siit Kanal 2 TV3, aga nemad vaatavad kõik, mis USAs toimub. Nemad vaatavad teisi pilguga seda. Ma arvan, et sama on kokkade puhul, et tõeline kokk ikkagi teeb kodus süüa, sest tegelikult kodus toidu valmistamine on hästi oluline. Vladislav Tjatšuk oma raamatus kirjutas väga hästi, kes on Eesti üks väga tippkokkasid, et tema nõuab oma kokkadelt, nad teeksid kodus süüa. Sest et restoranis menüü muutub harva, võib-olla 1 kord, 2 kord, võib-olla 3 korda aastas, aga sa oled mugavustsoonis, sa teed kogu aeg ühte seda sama toitu. Sa oled Prantsuse köögikokk ja sa kogu aeg teed seda bœuf tartari, Brad Camellia, beef Wellington, mis iganes nende hüpoteetilised näitajad, aga siis mine koju ja tee mingi hea raamen supp nagu Aasiat, et see paneb nagu aju natuke teistmoodi tööle, nagu, et sa tunned neid maitseid, ingverit, chillit, erinevat, mis igapäevatöös puudub sul. Nagu. Et see annab jällegi nagu teistsuguse mõtlemisvõime kaasa. Nagu. Tema nõuab oma kokkadelt jah, et nad teeksid ka kodus süüa. Kuule, sa tood siin kogu aeg neid uhkeid nimesid välja, aita nüüd mul aru saada, mina, kes ma ju ei jaga seda maailma nii hästi. Miks need nimed peavad nii keerulised kohati olema? Eks nad ikkagi nagu teistest keeltest tulena selles suhtes, et ma jään selle osa vastuse võlgu, et see on see autentne osa, nagu, millest on, nagu, et eks ta nii jääb. Nüüd küll, kuna mul elukaaslane on eesti keele kirjandusõpetaja ja ma väga palju olen kursis, mida ka iga uus õss välja toob, siis tuleb au anda, et eestikeelseid nimetusi toitudele välismaaliselt tuleb väga palju peale. Et näiteks ei pea bœuf tartar ütlema, et ongi bœuf, veisehake, okei, see on ka, aga tegelikult bœuf on nagu
õige šaanramatus olemas on ju. Ei pea crème brûlée C-ga ja kursiivis kirjutama, brûlée kreem on täiesti õssis olemas nagu selles suhtes ja neid tuleb järjest rohkem, et selles osas tuleb au anda. Eesti ikkagi oma toidukultuurilt ja kõigest me natuke oleme 2 sammu maas. Kui maailm peab 2 sammu, siis me teeme 1 sammu nagu selles osas. Aga jah, selles suhtes, et edasiminek, ütleme, ma olen nüüd 20 aastat selles maailmas olnud, see on ikka öö ja päev tänaseks. Et need vennad, kes on Tõnis Siigurde, kes on veel 90-ndad on neid, ma arvan, need on need legendaarsed lugusid veel rohkem rääkida. No. Rääkides privaatkokandusest, siis kuidas see praeguseks hetkeks nagu välja töötatud on, kas teil on oma koduleht, on sul läbi Facebooki lehe, mismoodi sinuga nagu kontakti saadakse või mismoodi see käib? Meil praegu on niisugune lehekülg, kus me oma foodtruckiga oleme, toidutiim.ee või siis toidutiim Instagrami või siis Erki Ruubeli Instagramiga ühendust võtta. Et Facebook, Instagram on meil tavaliselt seda turundust nii-öelda materjali enda täis. Et sealt ühendust võtta, et kõik kanalid on avatud, kes tahavad, et leiavad kindlasti tee meieni. Kuule, aga ma tahan ühel teemal veel rääkida, kuna ma tean, et sa ikkagi aeg-ajalt saadud jutustama ka minu armsa abikaasa, kas ma tean, et sa teed sporti tublisti? Ma ei oska öelda, kas ma tublisti teen, aga eks ma üritan nagu jah, et ma olen Tartu maratoni oktoobriks pool maratoni kirja pannud jooksus, et nagu selles suhtes, et sinu abikaasaga ma kahjuks võrrelda ei saa, kes mingi 70 kilomeetrit jookseb, mis siin on tavaline pühapäevine. Et nagu ma ikkagi valmistun 9 kuud nagu 21 kilti end. Kuidas sind ära moositi piltlikult öeldes? Mulle meeldib asju teha, mis on väga ebamugavad. Üks asi, mida ma olen elusaeg vihanud, on jooksmine olnud. Ma sellepärast hakkasin jooksma mingi hetk ja mingi hetk ma tundsin, et põllad valutavad, selg valutavad kõik asjad, siis ma nagu mõtlesin, et ei saa joosta, mis mõtlesin, ei saa, peab saama, sugust asi ei ole, et ei saa nagu. Erki Ruubel ütleb, et ei ole võimalik. Kuidagi on võimalik, peab leidma selle lahenduse. Ja ma olen ikkagi mõned aastad ikka hästi jooksnud nagu selles suhtes ja ma teen erinevaid asju, et jõusaalis ikkagi käin aeg-ajalt lihast pumpamast ja mul ei ole otsest nagu treeningplaani või ma ei ole mingi toitumisega hullult seotud. Minu eesmärk ei ole sportlikud eesmärgid, minu eesmärk on tervis. Selleks ei ole vaja mul mingit jubedalt nagu seda lihast kasvatada ja ma hoian ennast toonuses, et mul uni oleks hea, et mul enesetunne oleks hea. Ma jooksen, et ma ise ennast ületan ja vana armastus karate vastu on ka säilinud. Mis see tähendab? No ma olen tegelikult karatega tegelenud alates 8. eluaastast. Mul vahepeal oli siuke väike paus sees. Kui ma olin 23, siis ma tegin Shotokan karates Musta Vöö ja nüüd detsembris siis Saksamaal ma andsin teise astme Musta Vöö ehk teise tanni eksami. Mis see tähendab, räägi neile, kellel pole nii palju tausta erinevatest vöövärvidest? Seal on 9 vööd, viimane vöö siis lõpeb Musta Vööga ja musti vööd on siis ütleme 10, millest siis 9-10 antakse põhimõtteliselt mitte eksamiga, vaid siukse elutöö ja teadustöö eest, et sa pead mingi organisatsioone juhtima ja pead karatele midagi tagasi andma aga kuni sinnamaani kõik siis on tehtud nagu eksamitena nagu selles suhtes. Mina olen seda niimoodi kirjeldanud, iga eksam lõpetab mingi peatüki sinu jaoks ja alustab uut. Et näiteks kui ma täna tegin teise tanni eksami ära, siis tähendab seda, et kui ma järgmine kord 3. lähen, mul peab 3 aastat vahe olema. Kui ma teen 3. tanni eksami ära, siis mul peab 4 aastat vahe olema. Ehk sa pead omandama pedagoogiliselt nii-öelda oskused, lihasmälu oskused, mitte luuletust on lihtne pähe õppida, aga mingi teatud liigutusi nii-öelda oma lihastesse kombineerida, mis ei pruugi alati kõige loogilisemad olla, on äärmiselt keeruline nagu selles suhtes. Ja sellepärast on need ajad pandud, et sa omandaksid selle. Ja need on nagu miinimumajad. Et ma tean inimesi, kes on 3. ja 4. tanni vahe peaks 4 aastat olema, aga nemad on 10 aastat näiteks on, sest nad ei ole see sisemist põlemist või tunnet, et nüüd on see õige aeg, et see õige aeg tuleb. Aga see võib tulla 10 aasta pärast, see võib tulla su 4 aastaga, see võib tulla 5 aastaga. Kõik sõltub inimesest, kõik sõltub, kui palju ta harjutab, kõik sõltub, kuidas ta nagu ise vaimselt selle juures on. Et ma tean, et minu treener on nagu 24/7 juures, et ta ongi nagu, et tal on niimoodi, et treenis proovib ühte asja, siis ta mõtestab seda kodus, teeb mingid liigutusi läbi ja mõtleb selle peale. Nagu pühendada ennast mingil asjale, siis on see normaalne, ma arvan, nagu selles suhtes. Mida tähendab karate sinu jaoks? Karate minu jaoks või? Ma arvan, et see on mõnes mõttes nagu ikkagi nagu idameine elufilosoofia selles suhtes, et mida karate mul on õpetanud kõige rohkem, siis täpsust ja enese piiride ületamist. Ma ei oleks kindlasti suutnud sellele töömafile mitte kunagi vastu pidada nendele Pärnu suvedele, kui ma ei oleks karatega tegelenud. See on fakt. See õpetab sulle mitte alla andma, see õpetab sulle eesmärke püstitama, neid kätte saama, näiteks siis sama järgmine vöö või mingi võistlustulemus või mis iganes sa siis soovid. Et see kõik õpetab seda, see õpetab distsipliini, nagu ka siia ma jõudsin põhimõtteliselt 2 minutit enne kokkulepitud aega nagu selles suhtes. Ma ei jäänud 10 minutit hiljaks ja ma ei tulnud 20 minutit varem nagu selles suhtes, et see 2 minutit täpselt. Et ma olen tähele pandud, minu jaoks ei eksisteeri aega varem või hiljem, vaid on täpne aeg. Aga need võistlused, kas need on olulised selleks, et saada neid erinevaid vöid?
need ei ole üldse omavahel seotud. Et mõnel ongi nooremana ka võib-olla tahtsid rohkem võistelda, et täna on nagu see pigem selline elustiili küsimus nagu selles suhtes, et täna on ju nii palju MMA-d ja tai-boksid ja mis kõik on nagu jubedalt peale tulevad enne ja aga lihtsalt kui me vaatame jätkusuutlikult, siis ma ei ole veel ühtegi 90-aastast tai-boksit näinud. Aga Okinawa saar on 100-aastaseid karatekasid täis, kes on näiteks 80 aastat karate edomelust teinud selles suhtes. Et Okinawa, kus siis nii-öelda see karate pärineb, see on ju nii-öelda sinine tsoon, kus siis põhimõtteliselt elavad ka kõige vanemad inimesed. Et nagu mingi asi selle juures nagu hoiab, et üks asi on toitumine kindlasti, stress, kõik muud asjad, aga see igapäevane liikumine tegelikult. Kui me võtame nüüd keskmise Eesti pensionäri, selle ilmaga, mis täna õues on, ta istub kodus, talle tuuakse toit kõud, ta ei käi väljaski. Ta teeb akna lahti, ta ütleb, et ma saan oma D-vitamiini sealt, aga Okinawa saarel, nemad teevad trenni. Küll võib-olla mitte nagu täis mafiga, nagu võib-olla 20 aastat, aga see, et sa liigutad, venitad, üldkehaline liikuvus, tegevus, koordinatsioon, mõtestatud tegevus selle juures, hoiab Alzheimerit ära. Ehk see on see võluvõti, mina leian nagu, et mida vanemaks sa saad, seda mõtestatumaks see karate on. Eks selle vist elus kõigega niimoodi, kui sa noor ja loll oled, lased nagu vasika, lase koer lahti siia, kui sa paned nagu vanema koera siia, siis tema vaatab. Läheb nuusib ühest nurgast, teisest nurgast, natuke tasakaalukam. Mul on endal 2 koera, seepärast ma oskan nagu hästi koertega nagu näiteid tuua, et mul on 1 koer on 13-aastane ja teine nüüd on 10-kuune. Nagu. Et mul on see paradoks nagu hästi olemas, et vaadades ise ennast, et sükene, kui ma olin kindlasti 25, siis seda energiat oli tohutult, sa rapsisid igast otsast nagu mõttetult kohati, pead need kogemused, elukogemused saama, ehk siis täna nagu parem inimene tänu sellele olla. Et loll on see, kes nagu ei õpi oma vigadest, nagu, et ikkagi tark oleks see, kes õpiks oma vigadest. No kui on räägitud, et pärnumaalased on siiski kahjuks ülekaalulisemad kui suurem osa Eestist. Ja see on täitsa kurb trend, mis ausalt öeldes tekitab muret. Et kuidas sina tunnetad, et kas see nagu peab paika nii palju, kui sa nagu ümberringi vaatad või kuidas sina nagu näed seda? Kui juures ma ei teadnud seda. Kui juures ma ei teadnud, et pärnumaalased rohkem on. Eestlased on rasvumiselt. Euroopas 3. Malta on 1., Läti on 2., 3. on eestlased rasvumises, mitte ülekaalulises. 60% elanikkonnast on ülekaalulised ja see on kuskil peaaegu 2 miljardit Eesti haigekassale. See on nagu kurb ja teine osa on nagu, mul on kurb nende inimeste pärast tegelikult. Sellepärast, et su energiatase kukub, elumotivatsioon kindlasti kukub, nagu kõik asjad nagu tegelikult, sul on endal raskem olla ja see läheb alati alla nagu selles suhtes. Võib-olla ühest otsast ma saan aru, vaadates jällegi jõuame meie kliimani, et itaallased, hispaanlased, kõik toovad näited, et oi, söövad pastat ja pizzat ja joovad veini ja paksuks ei lähe. Ja, aga neil on nagu Pariisis oli 1 päev pluss 17 kraadi. Meil oli siin -10. Et proovi seda võib-olla 7-8-10 kilomeetrist jalutuskäiku ette võtta selle -10. Et nagu palju on meil need inimesed teaduslikult on öeldud, et 10%, alla 10% isegi elanikkonnast teeb teadlikult trenni. Aga tegelikult kui me nüüd hakkame võtma niimoodi, et siis ükski trenn tegelikult halba dieeti ei korva. Et ma söön iga päev burgerit ja pizzat, ma võin seal ükskõik palju joosta ja siis mõtlen ikka, miks ma paks olen, miks ma olen kaalu juurde. Ju see on lihas, aga lihas on kuidagi pehmeks teinud, kuidagi lodev on peeglist vaadates. Et võib-olla ei ole ka lihas. Ma arvan, et ikkagi meie toitumisharjumused ja teine asi, tegelikult see elutempo kiirus on nagu kohutav. Sellepärast, et väga palju juba näiteks UK-st tehti uuringid äkki, kes oli 50% elanikkonnast pole kodus köökigi enam. Inimesed söövad karbist, inimesed söövad püsti, inimesed söövad teleka ees midagi. Teadlased on nüüd tõestanud, et kui sa scrollid telefonis või vaatad telekat, siis see ei täida su kõhtu nii palju. Kui sa vaatad seda toitu ja sööd vaikides või sööd oma kaaslasega või perega ümber laua. Kui ma küsin oma õpilaste käest, kui palju kodus süüakse koos, siis tõstavad üksikud käed. Kui ma küsin õpilaste käest, kes täna hommikul sõid, siis võib-olla tõstab 1-2 kätt. Ma ei ütleks, et see on õpetaja töö koolis seda tekitada. Ma arvan, et see on kodune kasvatus, aga ma ei kritiseeri ka, et meil on kasvatamatud noored, sellepärast ühiskond määrab normid nagu selles suhtes. Kui ühiskonnas ongi populaarne, et sul on kiire ja muid asjad, ehk siis ma ei süüdistasin kedagi. See on natuke kurb tõesti, et meie rasvumine on. Ma olen viimastel aastatel nagu mõelnud rohkem tervisliku toitumise peale. Ma ei arva, et ükski äärmuslik veganlus või karnivoorlus või asi on nagu positiivne.
ühest otsast kõik räägivad, oi karnivõrd, ma võtan nii palju alla, nagu see populaarne on praegu, suhkrut pole vaja, taimed pole vaja, aga tegelikult nagu liha ülesöömine on teaduslikult tõestatud, et see on suurenenud vähiriskiga. Et kui sa sööd nagu ainult taimset, siis võib-olla sul jäävad seal B12 vitamiinid ja võib-olla miks meil on ka palju veganeid, kes on ülekaalulised, on see, et neil jäävad nagu valk saamata, see valgukogus, et kui sa sööd rohelist salatit või seda lillekapsast või juurvilju, sa saad küll oma mikrobiomi jaoks vitamiinid ja kõik kätte, aga sul jääb see proteiin saamata, mille pealt see lihast ehitab. Ja sa sööd tohutus koguses süsivesikut näiteks. Mina leian ikkagi, see peaks tasakaalus olema. Ma olen seda tervislikku toitumist nüüd lähiajal ise nagu rohkem natukene praktiseerinud, uurinud, aga jah, see kuidagi, eks meie valitsus on ka öelnud, et ennetustöö tegelikult ei ole kasu toonud, et nad tahavad hakata ju kiirtoitu reklaamimist keelama ja asja. Samas ma arvan ka, et ükski keelamine ei ole head. Et kui kõik küsida, mis sinu arvamus siis on, ma ütlesin, ma ei oska ka öelda, ma arvan, et see on teema, mida tuleb hakata eraldi õppeainena õpetama esimesest klassist alates. Et nagu võib-olla koolide juurde rajada mingid city farmid, mingid õunapojad nagu vanasti olid ja mõnede koolide juures võiks kasvuhooned olla, mingi loodusõpetuse tunde seal läbi viia, et maitsta, et kuidas me ise kasvatanud oleme, et teada on, et lapsed ei söö nagu värsket kraami väga palju, et ma arvan, et sellele peaks ühiskonnas ja koolis nagu esimesest klassist alates rõhku panema. Mitte niimoodi, et me kooli toitu muudame, vaid me peame nagu ka muutma seda kasvatusmeedet, seda mentaalsust kahe kõrva vahel, mitte niimoodi, et me sunnime last sööma asja, mida ta ei söö, siis tekitab palju suurema tõrke, aga mis on see põhjus siis, et nii-öelda läbi loodusõpetusega lõpetada seda. Mis see nüüd õige on, ma ei oska selle täpselt vastust sulle anda. Mulle nii meeldis see mõte, et igal koolil võiks olla oma kasvuhoone ja siis õunapoed ja minu arust on see nii armas mõte, mina käisin Rääma koolis ja meil oli õunapoed ja toimetasime seal ja no mina küll juba sellesse aega enam ei, või äkki üksikud korrad pidin ka käima suvel põllu peal seal koolis, ma ei mäleta, et minu vanemad õed küll käisid, aga see on nii äge, see võiks tagasi tulla küll. Ja selles suhtes, et ütleme niimoodi, et me võiksime seda alustada ka, kui ma ise töötan kutsehariduses, ma teen kutseharidusele nagu reklaami, et näiteks Soomes on niisugune koht nagu Porvo kutsehariduskeskus, neil on eraldi pagana farm. Nagu loomasid küll pole, aga taimne farm on, kus siis tuleb toodang, viiakse kokkadele, nemad teevad süüa, see müüakse siis nagu pärast maha, et hoitakse asja nagu ringluses, et me peaksime sellest nagu alustama, ja siis mingi võib-olla seda ei pea palju olema, isegi võiksime nagu mingi ürdiaiad tekitada, kus maitsed taimed kasvavad, võib-olla mingid tomatid, ühesõnaga jah, vaadates meie kliimat siis, kes selle eest hoolitseb suvel, kui on põhitaimekasvu aeg, kui koolid on lukus, ehk see lõpeb ka siin mõnes mõttes. Kuule, aga sinuga võiks tunde rääkida, aga võtame täna kokku, et järgmiseks korraks ka teemasid oleks. Enne veel, kui ilusad päeva soovime, siis mis on sinu enda järgmised plaanid lähiajal? Paljud küsivad mu käest seda alati, aga ma olen niisugune go with the flow, nagu, et mis elu toob, seda ma teen, nagu, et eks mul unistusi ole, aga eks ma vaatan päris palju jooksvalt ka, mis ma teha tahan, et peale seda, kui ma peaauka töölt ära tulin, siis kadus see nagu rutiin ära, et vaadates, kui hektiline on meie maailmapilt täna, siis kas on mõtet neid plaane väga pikalt teha, sest iga planeerimine toodab stressi. Tegelikult nagu meil ei ole seda stressi nii palju vaja, et nagu lihtsalt go with the flow. Ma nendest tõesti tuleb elus planeerida, ei saa olla niisugune vaba hing keset põllu pealt päikese käes, et tuleb nagu reaalse maailmaga nagu pulssi hoida, aga nagu selles suhtes nagu natuke go with the flow, et kindlasti oma erialaselt ma tahan privaattainingut, nii-öelda privaatõhtusööki edendada, jätkan kindlasti kutsehariduskeskuses ja saladuskattal võin öelda, et aastaid on küpsenud ka veel üks raamatu kirjutamine, et ma ei ole seda kirjutama hakanud, ma olen seda väga palju mõelnud, aga võib-olla need on niisugused 3 pidepunkti, mis võiks mul elus tulevikus olla. Kuule, aga siis on tõesti teemasid, millest ka järgmine kord rääkida. Ja täna võtame kokku, aitäh sulle, Erki, jõudu tööle! Aitäh kutsumast!